Täna räägime me loo Euroopa ühtest varjatumast saladusest. Loo ühest iidsest keelkonnast, Uuraali rahvastest. See on üks uskumatult eepiline, lausa 4000 aastat pikk teekond, mis saab alguse Siberi sügavustest ja jõuab välja Euroopa südamesse. Ja hüppame kohe pea ees sisse. Kas te olete kunagi mõelnud, mis ühendab tänapäeva soomlasi 4500 aastat tagasi Siberis elanud inimestega? See on küsimus, mis on teadlasi ja keelehovilisi juba pikka aega painanud. Sest vaadake, soome, eesti ja ungari keel on justkui väikesed saared keset hiiglaslikku Indo-Euroopa keelte merd. Ja nüüd, tänu iidse DNA ja arheoloogia arengule, hakkame sellele mõistetusele lõpuks ometi vastust saama. Niisiis, meie teekond algab Siiberi karmidelt ja külmadelt maastikelt. Just siit hakkavad hargnema need esimesed niidiotsad, mis aitavad meil lahti harutada Uuraali rahvaste sügavat ja üllatavalt keerulist minevikku. Okei, räägime keelest endast. Kõik need keeled, alates soome keelest kuni ungari keeleni, põlnevad ühest ühisest esivanemast. Teadlased kutsuvad seda proto-uuraali keeleks. Ja nagu nimigi ütleb, arvati aastakümneid, et selle keele kodu pidi olema Uuraali mäestikus. Tundub loogiline, eks? Aga nagu selgud, pole asjad alati nii lihtsad. See teooria on nüüdseks päris tugevalt kahtluse alla seatud. Ja siin läheb asi tõeliselt huvitavaks. Need keeled on ehituselt täiesti teistsugused kui enamik Euroopa keeli. See on nagu Lego-klotsidega ehitamine. Sõna tähenduse muutmiseks ei muudeta sõna ennast, vaid lisatakse lihtsalt lõppe juurde. Neil on ranged reeglid vokaali sobivuse kohta ja muidugi meeletult palju käändeid. Ja mis on eriti põnev, neil puudub grammaatiline sugu. Mõelge, kui teistsugune see maailma pilt on. Asju ei jaotata mees- ja naissoost kategooriasse. Kõik need jooned on justkui keelelised sõrmejäljed, mis osutavad ühes suunas, mitte Euroopasse, vaid hoopis kaugele itta. Aga keeleteadus on üks asi. Mis siis, kui ma ütlen teile, et meil on nüüd ka geneetiline suitsune püssitoru? See on geneetiline marker nimega Y-haplogrupp N, mis pärandub isalt pojale, nagu geneetiline perekonnanimi. Ja vaadake neid numbreid. 2/3 Soome meestest kannab seda signatuuri. See seos Siberiga on lausa rabav. Aga märkate midagi? Ungarlased, nemad on erand, see on mõistatus. Jätke see meelde, me tuleme selle juurde veel tagasi. Okei, meil on geneetiline jälg. Paneme siis ajamasina käima ja kerime tuhandeid aastaid tagasi. Lähme vaatama, kus ja kuidas see rahvas tegelikult sündis, otse jääaja järgses Siiberis. Kõik saab alguse siit, maailma sügavaima järve, Baikali kallastelt. Umbes 9000 aastat tagasi elasid siin kalurid, kes kandsid seda võtmetähtsusaga haplogruppi N. Aga nemad olid vaid üks koostisosa. Tuhandeid aastaid hiljem liikusid nende järeltulijad põhja poole ja segunesid sealsete iidsete paleosibeeri küttidega. Ja just sellest segust, sellest geneetilisest kokteilist sündiski see unikaalne profiil, mis iseloomustab Uuraali rahvaid täna päevani. Niisiis, meil on rahvas, kelle juured on sügaval Siberis, aga kuidas pagan võtaks, jõudsid nad siia Euroopasse? Mis panid nad liikuma ja alustama seda eepilist rennet, mis muutis terve mandri ajaloogu? Vastus, nagu nii tihti ajaloos, on kliima. Kujutage ette, umbes 4200 aastat tagasi tappas planeeti sajandipikkune globaalne põud. Suured tsivilisatsioonid Lähi-Idas ja mujal väresesid ja langesid. Aga Uuraali rahvaste esivanemad, nemad olid karastunud, taigaga harjunud. Nende jaoks polnud see katastroof, vaid võimalus. Ja see võimalus vallandas midagi täiesti uskumatut, mida tuntakse Seima-Turbino fenomeni nime all. Nad ei olnud lihtsalt põgenikud, ei. Nad olid pronksiaja innovaatorid. Kujutage ette, nad justkui häkkisid tolle aja tipptehnoloogia ja hakkasid tootma parimaid pronksrelvi, mida maailm oli näinud. Siberi suured jõed muutisid nende jaoks kiirteedeks, mida mööda nad liikusid kandes oma geene ja tehnoloogiat läände peaaegu valguse kiirusel. Ja muidugi oma tee läände ei olnud nad üksi. Nad kohtusid teise suure keeleperekonnaga, indo-eurooplastega. Ja me teame, et see suhe oli keeruline. Me näeme seda keeles endas. Need on justkui arheoloogilised leiud sõnades. Ühelt poolt kaubandus, laenati sõnu nagu kuld ja mesi, aga teiselt poolt palju tumedam pool, ori ja mõrk. See räägib meile loo, mis polnud alati ilus. Aga see suur inimeste jõgi ei voolanud ühtse joonena Euroopasse. See hargnes. Nagu delta, mis suubub merre, jagunes see rahvas eri harudeks, kes kõik leidsid endale uued ja väga erinevad kodumaad. Ja vaadake, kui erinevad need teed olid. Ühed läksid põhja, metsa ja järvede vahele, neist said soomlaste saamide esivanemad.
teised jäid Volga kanti, õppisid põldu harima, mõned jäid üldse Siiberisse ja hakkasid põhjapõtru kasvatama. Aga kõige pöörasema kannapöörte tegid madžarid. Metsarahvast said ühtäkki stepiratsanikud. Täielik elustiili muutus. Ja see ungarlaste lugu, see on lausa filmimaterjal. Sajandeid olid nad Euroopa õudusunenägu, kardetud ratsasõdalased. Siis aga saabus otsustav lahing, kaotus ja miski muutus. Nad võtsid omaks kristluse ja rajasid Kesk-Euroopasse võimsa kuningriigi. Ja see muide lahendab ka selle geneetilise mõistatuse, millest me alguses rääkisime. Mäletate, nad hoidsid oma keelest kramplikult kinni, aga geneetilised, nad sulandusid uude kodumaasse. Nende Siiberi pärand on nüüd vaid kauge kaja nende DNA-s. Aga Euroopasse jõudmine polnud loo lõpp. See oli alles algus ja järgnev aastatuhand, see oli üks pidev võitlus ellujäämise nimel, sest nad jäid suurte impeeriumite ja sõdade hammasrataste vahele. Ja see surve oli lihtsalt lakkamatu. Mõelge korraks sellele. Põhjast tulid ristisõdijad, sakslased, rootslased, taanlased. Idas pühkisid üle mongolite hordid. Siis tõusis Venemaa impeerium, neelates endasse ühe Uraali rahva teise järel. Ja kui te arvate, et see oli kõik, siis tuli 20. sajand oma 2 maailmasõja, naatside ja Nõukogude Liiduga. On lausa ime, et nad üldse ellu jäid. Aga isegi kõige pimedamatel aegadel leidis kultuur tee. Ja siin on üks väike, aga minu meelest väga lahe fakt, eriti kui te olete Sõrmuste isanda fänn. Soome rahmusepos Kalevalla, mis on täis iidseid müüte, inspireeris otseselt J.R.R. Tolkieni. Jah, just nii. Keskmaa haljad räägivad sisuliselt Tolkieni versiooni soome keelest, kui see pole mitte uskumatu pärand. Okei, see oli pikk ja käänuline tee läbi ajaloo. Aga kerime nüüd tänapäeva. Mis on sellest iidsest ja vastupidavast pärandist tänaseks saanud? Kokku on Uraali keelte kõnelejad umbes 22 miljonit, aga see number on natuke petlik. Vaatake seda jaotust. Üle poole neist on ungarlased. Soomlastel ja eestlastel läheb samuti hästi, aga see teine, väiksem osa, seal peitub kurb tõde. Paljud neist keeltest on praegu väljusuremisohus. Ja see pole lihtsalt teooria. See juhtub päriselt. Alles hiljuti, 2013 aastal, lahkus meie seast viimane inimene, kelle jaoks liivi keel oli emakeel. Ja koos temaga kadus igaveseks üks terve maailm. Üks ainulaadne viis mõelda ja tunda. See näitab, kui habras see pärand tegelikult on. Ja see viib meid tagasi põhiküsimuse juurde. Kuidas nad on vastu pidanud kõigele sellele? Kliimamuutustele, sõdadele, impeeriumitele? Soomlastel on selle kohta sõna. Sisu. Seda on raske otse tõlkida. See on midagi enamat kui lihtsalt vastupidavus. See on murdumatu tahe. Jonnakas sihkindlus, kui kõik tundub võimatu. Ja võib-olla just see sisu ongi see niit, mis soob kokku kogu selle 4000 aastase loo ellujäämisest vastu kõiki ootusi. Ja see on pärand, mis väärib mäletamist.